ei kujuta ette, et ma olen ülikooli õppejõud ja ei kirjuta. See on paratamatu, kas või õppekirjandus, aga ka muud artiklid, muud kirjutised. Nii et minust pole siin küll mingit erilist motivatsiooni vaja. Lihtsalt kui me nüüd jagame õppejõud, vahel tehakse niisugust asja, jagatakse õppejõude kahte liike, ühed on siis need, kelle loengud on head, räägivad hästi ja palju, kirjutavad vähem ja teised on need, kes kirjutavad hästi palju, kas just hästi, aga palju kindlasti ja võib-olla loengud ei ole just nii briljantsed. See liigitus on nagu igasugused sellised liigitused on natuke lihtsustav, aga ma ei oska ise ennast liigitada, ma kuuluksin siis pigem juba nende hulka, kes rohkem kirjutab. Ja täiesti selge on see, et on väga häid kolleege mul, häid õppejõude, kes kirjutavad vähem, mis on täiesti inimlikult, täiesti arusaadav. Üks inimene on tugev ühes küljes, teine teises küljes. See on teine küsimus, aga see, et üks teadlane, sotsiaalteadlane ei kirjuta, ma ei kujuta niisugust asja ette, see kuulub immanentselt õppejõu ameti juurde. Ja kui Jumal annab, pea veel jagab ja käsi tõuseb, siis eks ma kirjutan natuke ikka veel.